Tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan Kümme taas kord siin. Nagu me näeme, siis vahepeal on sügis jõudnud kätte. Jep, lehed langevad ja sügis on käes. Ja teeme natukene asju. Kuna sügis jõudis, siis ma pean autoga ülevaatusele minema. Ja käisin ja nagu tavaks ei saanud läbi. Mis asi siin on nagu. Ja siis põhimõtteliselt selle aastane ülevaatus läks mul veits üle 6 soti. Sellepärast, et ma pidin välja vahetama oma poritiivad, mille sees oli mingi sõrmesuurune roosteauk. Eelmine aasta ei olnud see probleem, keegi isegi ei maininud, et võiks ära vahetada või midagi ülevaatusel, aga see aasta siis ei saanud selle pärast läbi ja kuna mul oli suverehval põhimõtteliselt, siis tänu sellele ma ei saanud ka läbi, sest ta on veits teistsugune, mul on muidu aastaringsed 3 tükki, aga üks on suve oma ja siis ta ei sobinud ja siis ta oli ka puhpe. Aga noh, ja siis oli üks puks läbi, ta oli väike probleem. Too vahetati ühe päevaga mul ära ja siis küljed tehti nüüd uued ja kõik on hää. Põhimõtteliselt, kui ma nüüd talverehvid alla panen, siis ma võin ülevaatusele minna. Sest jah, muretsesin ka talverehvid selleks aastaks. Küll ei ole ostnud veel ilukilpe, aga eks ma ostan need ka vahe kunagi lähitulevikus. Nagu me näeme, siis Jaama tänavale on vahepeal asfalt saanud. Küll on kõik kõnniteed ja kõik sellised asjad on veel tegemata. Siin mõned sissesõidud on sellised veits imelikud. Et huvitav, kuidas nagu auto peaks läbi saama, aga noh. Mis seal ikka, meie majal ilmselt vist jääb parkimiskohti väheks. Jäävad ka ainult need, mis siin maja ees on, ehk siis mingi 8 autot saab parkida. Kuigi majal on ikka tunduvalt rohkem autosid. Meil on 2 tükki, nii et jah. Ja siin on päris paljudel isegi 2 tükki. Nii et jah. Aga praegu pargivad siis autod seal taga. Aga minu oma on siin maja juures kuskil, enam vist pole näha. Aga põhimõtteliselt see maja otsa parkla, see ehitatakse kinni, sest sinna äärde rajatakse, või noh, meile pannakse sinna asfalt ja siis tehakse mõlemale poole haljasalad ka. Aga see tähendab, et siis meie see parkla läheb kinni. See on veits jama, nii et noh, jah siis. Mis seal ikka, loodame, et leitakse mingi parem lahendus ja loodame, et seda otsa meil siit ikkagi kinni ei panda. Siis käisime Tallinnas, kes ei tea, timelapse on juba üleval. See oli paras pain in the ass. Mitte lihtsalt sellepärast, et me sõitsime, vaid sellepärast, et auto läks katki. Mingi kaitse ei olnud korralikult pesas ja siis vahepeal kadus anduritel lihtsalt ühendus ära. Ja siis auto läks limp mode'i ja siis põhimõtteliselt jah. Meil läks pool tundi kaduma, mis oleks võinud tegelikult mitte minna. Ja noh, mis seal ikka on ju, kassi saime ära andud, aga uus omanik otsustas, et well, screw us on ju, ei maksa ta ei küttekulu ega meil kastreerimist kinni. Nii et jah, nii et 3 tükki veel ootavad meil siin uut kodu ja üks jäänes samamoodi. Nii et jah, too Tallinnas käimine oli ka täielik clusterfuck lihtsalt. Aga loodame, et varsti saame oma rahad kätte. Siis autol oli ka rihm kaikki, tolle ma vahetasin ära, ta oli üllatavalt lihtne, ühtegi mutrit ega midagi pole vaja lahti keerata ja mingi all on mingi sumpaleke, et natukene podiseb, aga pole hullu. Siis vaatame, mis meil siin on, et meil on siin Siemens logo 8, jõudis ka pakiga kohale. Tuled, lülitid, värgid ja siis on siis üks toiteblokk, mille ma modifitseerisin. Tegin oma sellele Simatic paneelile, tegin sellise karbi. Nüüd on hea, siin on natukene menüüsid ja asju. Teeme väikse kiiret demo on ju. Nagu näete siis, siin läheb tuli põlema ja siin saab vajutada ja siin saab muuta ja põhimõtteliselt, kui ma seda muudan, siis läheb tuli põlema ja meil on siin igasugused ajad on. Siis on selline väike joonis tehtud, mul lihtsalt see pole midagi eriti huvitavat. Ja siis on siin alarmid ja värgid.
vaikselt siin timmin. Plaanin, kuidas oma uut toitesüsteemi teha 24 voldist seekord, 12-24. Siis meil on siin arvuteid jälle arvuti teema käib. See on siis põhimõtteliselt praegu põhiprogrammeerimise arvuti, millega ma siis program neid. Siin on üks teine, selles on Core i5 3330, aga selles on 4440. See on uus arvuti, praegu installingi programme just lõpetasin mingi natuke aega tagasi Windows 10 installimisega, loomulikult pira versioon, nagu ikka. PlayStation on siin, ostsin endale Far Cry 6. Suht okei mäng. Võib-olla haipi oli natuke rohkem, kui ma lootsin. Väga hull ei ole nagu, lihtsalt natukene, ta on teistsugune võrreldes varasemate Far Crydega. Nii et jah. Map on kõvasti suurem ja üldse kõik on veits teistsugune, aga väga hullu ei ole. Siis siin on tööriistakast, leidsin ühe teleka, ei tööta, leidsime ühe triikrõua, töötab. Puhastasin just kassi liivakasti, ostsin endale vahepeal ühe RGB klaviatuuri, ostsin ka teise, aga ühe poole nupud tollest ei tööta, nii et, või noh, mitte ühe poole, aga põhimõtteliselt nagu need nupud siin ei tööta, suht vajalikud ka, nii et selle klaviatuuriga läks veits peeti, aga ma muretsen ilmselt veel, sest keldrisse on ka vaja nüüd klaviatuuri võib-olla. Nii et jah, inkubaator jätkuvalt seisab siin, pole veel keldrisse ära viinud, pole lihtsalt ruumi leidnud. Ja nii on, liivakasti kenasti kuivad. Siit taas pidi need pildid ja lambid tuled maha võtma. Sellepärast, et Janko otsustas, et teeb juhtmele namps-namps. Ja võtsime selle siis maha siit. Nii et jah, see must isane Janko on jätkuvalt müügis. On selline pigem nagu tume hall või midagi sükest. Nii et jah, selline värk siis. Nii et jah, ja midagi väga muud ei ole. Täna muretsesin 2 videomakki ka, mis on praegu keldris vist peaks olema. Nii et jah, selline väike up to date. Väga olegi aega teha kogu aeg tööl ja värki ja muid asju siin ajada. Nii et jah, aga selline siis on. Nii et jah, muretsesin natuke värki. Pidin täna termopastat kostma, sellepärast et mul lihtsalt termopasta otsas. Loodame, et ma saan oma selle sõidu kompensatsiooni ka, tolle 50 €, mis ma küsisin Tallinnas käimisest ja 45 kastreerimisest, et need ka saan kunagi kätte. Loodame, et ikka sel aastal. Nii et jah, igatahes päris jura päev oli ta, nii et jah, ja muidugi järgmine hommik helistas, et kassil oli kõht lahti ja tema teine kass oksendas, sellepärast, et meie kass tuli sinna ja väidetavalt meie kass oli haige, aga meie kassil polnud tegelikult mitte midagi viga. Täna küsisin Kätselbilt, Kätselb ütles, et kõik kass on jumala korras, midagi pole viga. Ma ei tea, uus omanik vist mõtles, ma ei tea mida seal. Ja siis uuel omanikul väidetavalt oli ka kõht lahti, mis on nagu täiesti nagu imelik, sest nagu kuidas sa selle kõhulahtisuse said, ma ei tea, on ju. Ja siis ütles, et kassil on vist üldse, ma ei tea, munad maha võtmata, mis oli nagu täiesti nagu imelik, et nagu mida, what the fuck, ne. Et noh, ühesõnaga uus omanik oli lihtsalt mingi asshole põhimõtteliselt. Ja noh, eks ta sai bänni ka ja täna ma ei saa Kätselbist ühtegi kassi ja meie kass läheb siis nüüd ilmselt paremasse kodusse, kus on nagu veits paremad inimesed kui see, kes tahtis just võtta ja põhimõtteliselt meid rämedalt üle lasi. Nii et jah, talle võiks esitada mingi kahjunõude selle eest, et ta põhimõtteliselt sundis meid Tallinnasse tulema, sest ta ise ei suutnud mingit transporti või ei viitsinud otsida ja tahtis ise kastreerimise eest ka maksta, nii et Kätselb ei pidanudki maksma. Nii et jah, põhimõtteliselt ei ole tal muud üle, kui ta tuleb maksta, aga kassi ta ilmselt ei saa, nii et noh, mis seal ikka siis. Nii et jah, üks paras pain in the ass on olnud ja kogu see, need viimased nädalad on lihtsalt hullumaja olnud, sellepärast, et siin kogu see tee ehitus ja kogu aeg on kuskil teed kinni ja siis Tallinnas käimine ja üldse mingi kuidagi asi värks, nii et jah.
aga nüüd ei ole midagi, mina koristan edasi ja tänan kõike teile vaatamast, likeige, kommenteerige, subscribe'ige ja kohtume juba järgmisel korral, kui ma ei tea, teeme midagi muud, vaatame, mida me teeme, mis ideid mul tuleb, äkki kellelgi on mingid idee, mida te tahate näha, et mida ma teeks, kas mingid kontrolleri videosid või automaatika asju või arvutivärki või natuke let's play'd. Nii et jah, aga kirjutage, andke teada, mida te näha tahate ja siis teeme sellest video. Aga veel kord täna vaatamast ja kohtumise.